Tervist, Talvo Kont minu nimi ja nii, et Võrumaalt kaugemalt Antsla gümnaasium ja olen koolis siis direktori asetäitja majandusalal ja räägin siis, kuidas meie jõudsime ökomärgiseni. Et ega meil valikuid ei olnud, nagu te kuulsite, siis arenduskeskus ja vallad lõid käed ja olgu olla. 2024 pidid olema siis Võrumaa koolid kõik vähemalt 20% ulatuses mahetooraine kasutajad. Aga asi sai algus ikkagi siis, kui lõppes COVID ära ja 2021 septembris me mõtlesime, et me proovime siis. Kuigi me kasutasime juba mahetoorainet ka 20 õppeaasta varem, aga arvestust hakkasime pidama siis septembris 2021 ja oktoobri alguses, kui numbrid kokku lõime, siis selgus, et meil on see 20% ja isegi rohkem täis ja siis tegime ökomärgise taotluse, tegelikult, mis ei olnud üldse keeruline ja tuli vastus, et alates siis oktoobrist 2021 oleme seda siis kasutanud. Et kõigepealt siis kooli kohta, et meil on 332 õpilast, 62 töötajat, 2 söögivahetundi ja siin on ka kirjas selline järelsöömine, et selle kohta on alati küsitud, mis asi see on. Aga see on siis selline võimalus õpilastel, kes ütleme niimoodi, on natuke vähem kindlustatud ja kellel on tõeline tahtmine kõht ikkagi täis saada, siis peale 5. tundi nad tulevad ja söövad seda, mida veel on süüa. Ja selle võrra on ka siis jäätmete hulk väiksem. Ja pikapäevarühma sööjaid on meil 115, see on nüüd tasuline. Ja koolilõuna maksab 1 euro, mida toetab siis tegelikult riik. Lapsevanem, kohalik omavalitsus juurde ei maksa, välja arvatud siis riigipoolne uus nii-öelda meede 220 õpilase kohta kuus. Ja pikapäevarühma toidu siis tõstsime kevadel seoses nende toidu tooraine hinnaga seoses siis kõrgemale, enne oli 60 senti, nüüd on siis 80 senti. Ja töötajatele kehtib siis maksumus 2,50 toidukorra kohta. Ja hetkel ma siia sõites siis veel kontrollisin andmed üle, et oktoobrikuus suutsime pakkuda siis juba 43,3% toorainest, mis on mahe. Ja meie võib-olla see erisus on see, et juba 30 aastat ja rohkem oleme ise kasvatanud köögivilja. Et varem ei saanud seda selliselt arvele võtta, kuna meil endal maad ei ole, aga siis tuli selline mõte, et meil on samas piirkonnas hästi lähedal üks mahepõllumees ja tema abikaasa töötab meil koolis õpetajana ja lapsed käivad ka meie koolis ja tema oli väga nõus sellega, et me kasutame hoopis tema maad. Tema harib meile maad, temal on paberid korras, tõmbab vaod sisse ja sellest siis kuskil 7-8 vagu 50 või 60 meetri pikkused umbes annab meile siis nii-öelda tasuta rendile ja meie ostame ise siis koolieelarvest seemned, mis on ka maheseemned. Kasvatame siis kapsa näiteks taimed ette ja siis ühel ilusal päeval, kas siis mai alguses, kui ilmad juba lubavad, siis paneme need taimed ja seemned külvame maha. Ja siis söökla personal, söökla on meil enda kooli nii-öelda koosseisus kohaliku omavalitsuse nii-öelda hallata, ehk siis kool nagu toimetab, aga koolitöötajad, sööklasöötajad on meie valla palgal. Ja siis kogu see söökla personal pluss veel paar inimest teevad selle põllutöö ära omast ajast nii-öelda peale põhitööd ja hoolitsevad siis ka selle eest, et see umbrohi saaks rohitud ja siis sügisel ka siis üles võetud. Ja sellel sügisesel nüüd proovisime sellel aastal niimoodi, et kaasasime kogu tugipersonali. Et oli üks e-õppepäev, kus õpilasi ei olnud, toitlustamist sel päeval ei pakutud ja pakkisime siis inimesed auto peale, see põld asub umbes seal võib-olla 3 kilomeetri kaugusel Antsla linnast.
ja tegime siis korralikud talgud ja see töö oli selline nii-öelda mööda minnes, see saagikoristus. Ja meil on siis Antsla vallamaja kõrval, Antsla kesklinnas oma kelder, mis võib öelda, et siis on kesklinna parim kelder. Ja kasutame siis tooraine poolest kartulit, keda pakub meile seesama mahepõllupakkuja, kelle käest me siis ostame ja tema tarneahel on suhteliselt lühike. Täna ütlen, et homme on vaja, siis võib juhtuda, et samal päeval on seesama kartul meil juba siis nii-öelda köögis. Täispiima kasutame, metsavenna mees on siin, tema käest ostame läbi hulgifirma täispiima. Mustasõstra mahla, Setomaa kandist ta tuleb siis, Seto Sõstar vist on selle nimi ja Konspek OÜ pakub seda. Õunamahla pakub meile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Urvaste Urbonuse koguduse õunaaed. Kirikupapp tuleb ise oma autoga kohale, helistab ette, toob meile selle õunamahla nagu ära ja ongi asi korras. Teraviljatooteid ka lähedal asuv Loonetalu, kes pakub siis põhiliselt siis neid pudruvärke. Pudruhommikut tegime ka, eelmise slaidi peal oli, et pudruhommik on meil teisipäeviti. Siis, kui on õpetajatel infominutid, 20 minutit, siis kõik, kes soovivad, õpilased, ka töötajad, võivad minna sööma siis pudruhommikut ja see on siis selle koolilõuna maksumuse sees. Munad ostame ka läbi hulgifirma, aga meil piirkonnas on selline firma nagu Umamuna OÜ, aga on tulnud ka muna Soomest, et kuna mingil hetkel ei olnud pakkuda ja siis on tulnud, et see ei ole muidugi eesmärk, millest ma räägin ka natuke hiljem, siis veiseliha pakume ka läbi hulgifirma ja üks nendest ongi siis see on see Linnamäe lihatööstuse lihaveis. Ja makaronid on küll Itaalia päritolu, aga tulevad ka läbi hulgifirma. Oleme kasutanud ka Tartu milli omaga, miskipärast lastele nii hästi see nagu ei meeldi. Ja ise kasvatame siis sellel niinimetatud siis talunikumaadel valget peakapsast, porgandit, punapeeti, kõrvitsat, maitserohelist. Ja nüüd novembris võtsime ka selle taluniku käest, tema kasvatab veel lisaks siis sibulat, mahesibul ja maheküüslauk. Et prooviks oleme juba võtnud. Ja siin on siis meie teekond, et järjest kasvavalt ja nüüd siis praeguseks 43,3%. Ja kasutame siis ANC laoprogrammi ja selle arenduse tegevus on kogu selle mahesüsteemiga tegelikult on see programm läinud ka paremaks, et nüüd on hästi lihtne seda arvestust pidada, et pea mingi käsitsi midagi tegema, et kõik, mis tooraine sisse tuleb, see on ka näidatud siis ühe eraldi tabelina kohe välja arvutatuna kahes osas. Üks on siis koguse pealt ja teine näitab kõrval ka maksumust, et mõlemat on kohe korraga näha. Et see on selline, mis jällegi lihtsustab kogu seda paberimajandust ja kontrollil on samamoodi hea tulla ja vaadata, et kuude lõikes saab selle kohe kätte. Ja siin me siis paneme neid kapsataimi maha ja seemneid külvame, et sellel ilusal kevadekuu päeval. Ja siin on juba siis see, et saagi koristamine, et kemikaale ei kasutata ja kõik kasvab nii, nagu on. Ja kõrvits oli ka üks nendest asjadest ja kõrvitsega on veel see lugu, et nüüd juba mitmel aastal oleme kasutanud seda võimalust, et sellest kõrvitsast me teeme siis ka töötajatele paneme selle purki, et marineerime ära, et marineeritud kõrvitsad saavad siis meie koolitöötajad jõulupaki sees. Ja köök siis teeb selle ilusti ära ja purgid muidugi ka, me teeme sellise kus me nimetatakse ringmajandus, et töötajatele teeme üleskutse, kellel purki on, toovad purgid, et ainult siis kaaned ostame juurde. Ja nüüd on siis see saak siin kapsa näol keldris, porgandisaak, punapeet ja tihti on küsitud, et kuidas see nagu võimalik on, et tegelikult on võimalik see selle tõttu, et tahtma peab.
et kindlasti oleks lihtsam kõrvale hiilida, et las teised teevad, aga tuleks leida need võimalused, kuidas teha. Et see ongi võib-olla see võtmeküsimus ja kogu see mõtteviis ja see tuleb, tegelikult on kõik õige asi, et saaks seda lasteaiast peale, seesama laps kasvab suuremaks, tuleb kooli, mahetoidu selline kuvand on kogu aeg nagu nii-öelda pildis ja täiskasvanutega võib-olla raskem seda asja ajada, aga laste puhul on see asi nagu keerulisem või lihtsam, aga lapsevanemad võib-olla on need ka, et kellele alguses tekitas see sellist, et see on mingisugune taime ja toit, aga tegelikult oli vaja natukene ka lapsevanemad harida. Ja muidugi lapsevanemad on, hetkeks on nad kõik ju väga, väga rõõmsad ja rahul, et me sellist asja teeme ja pakume. Et isadepäeval oli meil on Antsla vallas nüüd viimane andmed olid, et kõige rohkem lapsi tuli vist omavalitsuses 2, midagi. Ja see oli näha ka, et isadepäeval oli rekordarv isasid kohal, et üle 70 isa, et see näitab protsendiga läks enam kokku. Ainuke, mida võiks veel mõelda selle hangete teema puhul on, et need on raamistik, võib-olla on selline jäigem teema, aga siin räägiti sellest lisapunktidest. Aga mis võiks olla, et see raadius näiteks, kus kohas see mahetoit või see sama tooraine tuleb, et see võiks olla ka kuidagi moodi kirjas näiteks, et ongi sul 20 kilomeetrit see, et siis praegu me suudame selle sealt samast kodu lähedalt hankida ja teine asi, need samad kohalikud, võib-olla varem ei olnud kui kindlus seda põllumaad niimoodi kasutusse võtta selliselt, et kasvatada siis teatud köögiviljagruppe, aga ma arvan, et see kogu see mõtteviis ja see teadmine ja see et viib siis selleni, et need inimesed siis, kes tegelevad selle põllumajandusega piirkonnas, et nendel on rohkem julgust seda teha. Et see on see mõte. Minu poolt siis kõik, aitäh! Aitäh! Meil on tulnud küsimus ka Sliidost, et kuidas rahastatakse laste mahetoitu, et teil on see päevatoidu maksumus 1 euro, et kuidas te sellega toime tulete, kas teil on veel lisarahastust omavalitsuse poolt või lastevanemate poolt, et seleta seda lisarahastust ei ole, et ühtegi lisasenti me selle koolilõuna jaoks lapsevanemate käest ei küsi, et lihtsalt praegu on selline võib-olla hea asi, et see peakokk on hästi püülik, ta leiabki lahendusi. Me ei paku näiteks mingisugust valmis tooteid. Hakkliha, me ostame, hakkliha me ka ei kasuta poe oma. Me ostame sisse liha, me teeme ise sellest samast lihast hakkliha. Et see on võib-olla üks asi, kõik nagu kalkuleeritakse ära ja meile annabki see sama koolipõld selle, et me juurikaid ei osta, see sama mahe talunik toob meile selle kauba kohale, aga ta kirjutab meile selle kohta 0 arve. 0-ga võtame arve. See aitab meil praegu nagu ellu jääda, me oleme plussis, me saame ka vahepeal pakkuda lõhekala ja nii edasi, et see ongi võib-olla see meie erilisus, et meil on see oma põld, et me tuleme selle porgandiga näiteks kooliaasta lõpuni välja. Kapsaga oleneb aastast, kõrvitsaga kindlasti, et saame ka jõulude ajal, ütleme, purki panna ja jagub. Oleme jaganud ka varem seda siis nagu, kui oli väga hea aasta, ka lasteaiale lihtsalt viisime kohale, et kooriga ära. Ja oleme ka siis ise pakkunud vahetundides, et tulge võtke, on lõikudeks lõigatud ja saavad lapsed võtta, kes tahavad. Et praegu oleme nii-öelda tänulikud ka selle riigitoetuse eest, mis aitavad, kõik teavad, et toiduhinnad on tõusnud, et see aitab nagu selle eelarve meil nagu niimoodi tasakaalus hoida, aga ma ütlen, et siin on inimestes ka asi. Ja muidugi meil on piisavalt palju õpilasi ja üks väga tähtis asi, millest võib-olla väga ei räägita, on see, et arvestuse pidamine, et kui palju on päevas puudujaid. See on hästi oluline. Et kui me teame ikkagi, et meil on täna 50 õpilast puudu, haiged või mis iganes, siis seda 50 seda toorainet sinna patta ei panda. See aitab meil natukene majandada, aga see ongi, see on inimeste töö seal taga.